Kell on 6 hommikul. Alustan teekonda Tartust Annelinnast Liivi muuseumisse Alatskivile. Muidugi jalgsi. Tund aega on möödas. Olen Tartu linnast välja jõudnud. Juhan Liivi tunnet veel ei ole. Kell on 8. Tulin linnast, lumesadu. Läbi näljane. Tööd ei leidnud mitte kusagilt. Jalad väsinud. Fakk küll. Kuskil teed ei tule kiiri, aeg ja hüline. Enne tulukene siiski vilgub viimati. Enne tulukene. Jätkan oma teekonda Alatskivi suunas. See tee on mulle juba tuttav lapsepõlvest. Mu lapsepõlve kodu asus Metsakivi kandis Lahepere järve ääres ja kui me siia varale jõudsime Tartust, siis me ütlesime alati, et praegu on veel vara, kodu veel ei paista. See hoone, mis iganes funktsioon tal ka ei oleks, tundus lapsepõlvest tohutult palju suurem, võimalik, et seda on isegi natuke lammutatud. Sest minu meelest oli siin silotorn. Seda kirikut ma üldse ei mäleta. Kui tume veel kauaks ka sinu maa. Nii, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Ma panin selle eelmise nii-öelda silotorniga lootusetult puusse, et see on see õige silotorn, mida ma silmas enne pidasin. See on Matjamaa kauplus. Koputan ja astun sisse, aga ei saa sisse. Vanematega Tartust Alatskivi poole sõites tegime alati peatuse Matjamaa kaupluse juures, et osta mulgikapseid, komme, mulle joonistusvihikuid ja muud säärast. Ning koju oli siis veel pool maad minna. Eile nägin ma Eestimaad. Must lagi on meie toal. Issand halasta. Kell on 10 pärast 2:30, hakkab hämarduma ja lõpuks olema siis jõudnud Metsakivi bussipeatusse. Selle kruusatee 3. kilomeetril pöörab vasakule üks sirge metsasiht, mille omakorda 3. kilomeetril on väike metsavahimaja, milles ma veetsin oma lapsepõlve kuni 1987. aastani. Sealt paari kilomeetri kaugusele jääb Lahepere järv, millest hakati muda välja pumpama 87. aastal. Ning kuna mu vanemad olid mesinikud, siis nad pidid sealt minema kolima muda tõttu, mida mesilased siis ei kannata. Pidevate autode sõitmise tõttu on minu performance siin täiesti raskendatud. Kui ma esimesse klassi läksin, hakkasin Tartu koolis käima ja nädalavahetustel hakkasin bussiga üksi käima siin maal. Ning pabistasin terve tee, et kas ma ikka õiges peatuses maha lähen. Siit Metsakivi peatusest oli Lahepere äärde majani 6 kilomeetrit ja enamasti tuli isa mulle vastu, aga ükskord läksin ma ka jalgsi. See bussipeatus Metsakivi on oluline ka selle poolest, et ma õppisin R-tähe siin selgeks. Autod tulevad, aga okei, et siin oli üks katkine pink nimelt vanasti, nüüd pole siin üldse enam pinki. Aga iga piir ja tühi väli. Aga ma lapsena märkasin, et pink on katki ja olin juba mingi 5-aastane ja polnud sinnamaani veel R-tähte selgeks saanud ja ütlesin korraga, et parandame pingi ära. Ausalt öeldes ma olen täiesti läbi väsinud. Kui tume veel kauaks ka sinu maa, kui raske su koorem kanda, kui enam ei jõuakski saada soovida sinu randa.
40 kilomeetrit on nüüd selja taga, tulin Tartust siia Juhan Liivi muuseumisse. Koputan ja sisse. Seda usti tehta lahti. No,